Elli, ütle tere, see on minu YouTube'i kanal. Tere hommikust, sõbrad! See on minu uus vlog koeraga. Ma tahaks rääkida teile natuke sellest, et kuidas mul möödus terve nädal aega elu selle väikse kutsaga, mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud, mis avastusi ma enda jaoks avastasin. Nii et läkki see tuleb väga lahe video. See on väike Elli, keda mina siis hoian terve selle nädala, kuniks tema siis omanik tuleb New Yorgist tagasi. Lähme jalutame Elli. Kogu selle nädala ma tõesti hoian Ellit, või meie Henriga hoiame Ellit. See on selline päris huvitav kogemus, sest et minul ega ka Henril meil ei ole kodus loomi olnud. Henril oli kunagi kass, aga ta oli väga väike siis, kus see kass oli, ja minul ei oli kasse ega ka koeri olnud. Tunnen seda, et minu jaoks on see midagi uut, sest et ma ei tea täpselt, kuidas see koertega elu välja näeb, kui palju temaga peab väljas käima, mida ta sööb täpselt. Et loomulikult mu sõbranna ehk siis Elli omanik ütles mulle, mida ja kuidas ma pean tegema. Aga ikkagist minu jaoks on see midagi täitsa uut. Ühesõnaga hetkel siis ma jalutan temaga 3 korda päevas. Praegu me lähmegi jalutama. Jah, Elli, lähme jalutama. Ja et siuke omamoodi kogemus. Going down. Ma mõtlesin rääkida ka natuke sellest, et üldse kuidas elu koeraga LA-s näeb välja. Üldiselt ma ütleks, et LA on kindlasti koertelinn, ehk siis siin on väga palju koeri ja siin on väga palju kohvikuid, kus saab koertega töötamas kasvõi käia või lõunal käia. Kohvikud pakuvad ka erinevaid majustusi lemmikloomadele ja väga tihti kohvikutes saab leida siis selliseid kausse koos veega. Pigem iga kohvik on väga okei sellega, kui sa tuled sinna koeraga. Kuigi üks kohvik on selline, kus ma olen siiamaani olnud, kus on suurelt see silt, et koertega ei tohi sisse tulla. Ma üritasin sinna Elliga minna ja mind aeti sealt välja, kuigi ta on väga väike ja ma ütlesin, et ta on emotional support dog, siis ikkagist öeldi, et ei tohi, et mingid reeglid. Aga üldiselt ikkagist tänavatel on väga palju prügikaste selleks, et sinna koerte kakot ära visata ja on igal pool olemas neid väikseid siis kotte koerte kaka jaoks, nii et kui on ikkagist koer, siis LA on see väga õige linn, kus temaga elada. Saab minna jalutama, väga palju erinevat koerte parke on. Meil siin Santa Monical ma ei ole küll käinud Elliga koertepargis, aga ma tean, et on olemas erinevaid koerteparke, nii et kui ma tahaks enda koera, siis ma teaks, et sinna saab jalutama minna ja ma olen kuulnud ka seda, et koertepargid on suurtele koertele ja on väikestele koertele. Huvitav, kuidas loomade teema tõstatas minu Instagramis väga huvitava paralleeli seda, et Katriin, et kui sa ei saa koeraga hakkama, et kuidas sa siis lapsi kavatsed kasvatada ja lastega on ka see. Ja ma ütlesin ka Instagramis sellest, et ma saan aru, et koera omamine on keeruline ja ma saan aru, et ka lapse saamine elus on keeruline ja ma saan aru, et tuleb periood, kus ma olen magamata ja väsinud ja ma saan sellest kõigest aru ja see on ka põhjus, miks mul ei ole praegu koera ja see on ka põhjus, miks mul ei ole praegu lapsi, sest et ma saan aru, mis vastutus on ja ma ei ole hetkel valmis seda vastutust endale siis võtma. Ma arvan, et ma ei võtaks üldse endale mitte mingit looma praegu, sest et nagu ma eelnevalt mainisin, ma saan aru, et see on väga suur vastutus, see on väga suur ajakulu ja emotsionaalselt on ka väga raske, sest et meil oli hetki, kus näiteks ma ei saanud Ellist üldse aru, ta oli hästi närviline ja hüppas ringi ja tatsas ringi ja ma ei saanud aru, mida ta tahab ja minul oli emotsionaalselt raske, sest ma ei saanud teda aidata. Koerad on väga armsad, meile meeldivad loomad, aga üle nädala me tunneme, et me vist ei saaks koos loomaga veeta aega. Väga raske oli kohaneda. Kuigi ma pean mainima, et alguses oli kindlasti keerulisem kui nüüd nädal hiljem siis. Sest et sa ikkagi harjud ära loomaga, loom harjub sinuga, te kuidagi tekitate sellise rutiini. Kui näiteks autos sõita temaga, siis ta on kindlasti sul süles, ta ei anna üldse sõita autoga niimoodi, et sa saad rahulikult roolis olla, tema on kõrval, vaid ta tahab ikkagi sul süles olla, mis ei ole ka jällegi turvaline. Tulime Henri ja koeraga jalutama ja ma tahtsin natuke arutada selle koera teema osas ka seda, et ma ei tea, kas see toimub sellepärast, et Elli on väga noor ja kutsikas veel, aga esiteks on see, et temaga on raske jalutada, sest et ta nusib kõike kogu aeg, hüppab inimeste peale, tahab inimestega suhelda, see on hästi huvitav. Teiseks on see, et ta söö koerte kakat. Ma ei tea, kas see on jällegi mingi teema koertel, andke mulle teada, kui teil on koer, kas nad söövadki koerte kakasid, sest et see näeb nii jube minu arust välja.
tema puhul on jah see, et ta on nii aktiivne, selline koer, kes tahab kogu aeg hüpata ringi, mängida, süüa su susse, süüa su sokke. Ükskord oli niimoodi, et ma olin kuskil ära ja siis tulin tagasi, vaatasin, et ta sõi salvakaid ja terve tuba oli salvakaid täis. Üks huvitav avastus, mida ma enda jaoks tegin, oli see, et ma sain aru, et koera omamine nõuab väga palju aega, nõuab tähelepanu, sest et koer on justkui väike laps, kes tahab, et temaga mängitakse, et temaga tegeletaks, aga mina tunnen näiteks, et ma tahan enda aja peremees olla. Minule meeldib ärgata sellel ajal, millal mina tahan või minule meeldib näiteks minna jalutama siis, kui mina tahan. Aga koeraga sul seda nagu valikut väga ei ole, et koeraga on niimoodi, et kui tema ärkas, siis tema ärkas ja kui tema tahab jalutama minna, siis tema tahab jalutama minna. Pead tema pärast enda graafikut muutma, tema pärast enda aega planeerima teistmoodi. Minule see ei sobi, sest et ma tahan ise reguleerida enda aega, ise vastutada enda aja eest ja ma ei taha, et mitte keegi kuidagi mõjutaks seda aega. Henriga on lihtne, Henrile ütled, et mine jaluta ise või mine tee ise endale süüa, aga loomaga sa nii ei tee. Meeliga täname teid, et te vaatasite seda videot lõpuni. Kindlasti subscribe'ige, pange thumbs up ja kui sa järsku ei ole veel vaadanud minu eelnevaid videosid, siis kindlasti tee seda. Ma selgitasin seal siis rääkisin kolimise põhjusest, rääkisin sellest, et kuidas möödus minu esimene kuu peale kolimist ja mul on väga lahe ka vlog sellest, kuidas ma San Diegos käisin ägedal sotsiaalmeediakonverentsil. Loodetavasti sa nautisid seda videot, mina täiega nautisin. Jäta mulle siis kommentaar ka, et kas sinul endal on koduloomi, mida ma peaks teadma sellest, kui ma kunagi tahaks koera võtta endale ja näeme sinuga järgmistes videotes.